Tere! Täna me teeme proovisõitu Opeli hübriidautoga Ampera. Lähme vaatame, mida sellel autol meile pakkuda on. Mäletan, kui tulid välja Opel Ampera esimesed fotod ja videod, siis auto jäi kohe silma tänu oma väga erilisele disainile. Ja tõepoolest on meeldiv tõdeda, et ka seeriamudelil on kõik need kujustuse nõksud säilinud ning auto näeb tõepoolest väga efektne välja. Kuid tegelikult pole sugugi disain hoopiski see, millest siinkohal rääkida tuleks. Tegu on ikkagi Opeli esimese katsega elektrinduses. Hea küll, mitte päris iseseisev, sest tegelikult on ju Ampera kontsernnikaaslase Chevrolet seeriamudeli Volt euroversioon. Ning kuigi Opel püüdis alguses Amperat nimetada elektriautoks, on tegu siiski hübriidsõidukiga. Lisaks elektrimootoritele kuulub pardale ka väike elektrimootor. Tõsi küll, selle peamiseks ülesandeks on elektri genereerimine sõitmaks siis, kui akud on tühjaks saanud. Ja seda tehti kõik väga lihtsal põhjusel, on ju tänapäevaste elektriautode peamiseks probleemiks just nadi sõiduulatus ja vajadus akusid pikemalt laadida, kui ühel hetkel need tühjaks saavad. Ning kui ka laadimispunkti ei juhtu juhtme pikkuse raadiuses asuma, siis võib probleem osutuda tegelikult päris suureks. Seega lahendus, kus elektriautole saaks käigu pealt hoogu juurde anda, on ju tegelikult päris asjalik. Küll aga on bensiini põletamine elektri tootmiseks nii-öelda viimane variant, sest tegelikult ihkab masin siiski liikuda elektrijõul ning seetõttu kõlbab kasutada eelkõige neile, kellel on igapäevased laadimisvõimalused olemas. Elektrimootori võimsuseks on siin 150 hobujõudu, pöördemomenti 370 Newtonmeetrit. Kiirenduseks 100-ni lubatakse küll üle 9 sekundi, kuid arvestagem, et auto tühimass on seal 1700 kilogrammi ümber. Sisepõlemismootori võimsuseks on siin 55 kilovatti, ehk sellest peaks piisama täiesti nii-öelda tavalisel sõidul. On veel üks nüanss, miks Ampera puhul tasuks eelistada elektrijõul liikumist. Nimelt keskmine kütusekulu linnas on üsna kõrge. Meie saime oma näidu 7,9 liitrit 100 kilomeetri kohta. See kaasaegsete autode puhul on ikkagi päris kõrge näitaja. Akusid kasutades peaks saama sõita umbes 70 kilomeetrit. Mina mõõtsin 46,9. Väga sellist sportlikku sõidustiili ei harrastanud, aga nüüd väga ökonoomselt kallik. Proovisin sõita just nii, nagu tavalise autoga sõidan. Ehk siis 46 kilomeetrit. Pärast seda peaks siis auto olenevalt voolutugevusest 4-6 tundi juhtme otsas istuma, et sõita järgmised 46 kilomeetrit. Ehk siis tegu on linnaautoga, mis päevased sõidud lubab ilusasti siis elektriga ära toimetada. Disainist rääkides aga tuleb Opelit tõepoolest kiita. See on väga lahe, mis on välja kukkunud. Sarnaseid kerejooni võib nüüd juba näha Zafira Toureril ja Astra tippmudelite juures. Tagaosa on eriti kihvt. Kitsad tuled, 8 jagatud tagumine ake on niisugune massiivne põrkeraud. Küljeaknad on tegelikult suhteliselt kitsad, aga need on niimoodi visuaalselt alt tumeda triibuga suurendatud. Lõppkokkuvõttes niisugune tõeliselt vahva. Üldiselt paistab auto välja suurem, kui ta tegelikult on. Ehk loob sellise mulje suurem esiuks. Esimestele istmetele on tõepoolest päris lihtne pääseda, kuid taga on seevastu ruumi napimalt. Tagumine iste ise on jagatud 2, sinna keskele on tehtud niisugune väike punn, kuhu alla mahutatakse akuplokk. Pagasit mahub pardale 310 liitrit. Kui kõik reisijad välja visata, siis saab mahtu suurendada kuni 1000 liitrini. Juht saab kogu sõiduinfo 2 7-tolliselt ekraanilt, kus siis on olemas nii sõidukiirus kui ka navigatsioon, kui audiosüsteemi seadistused ning mõistagi kogu info akude seisukorra kohta ja selle kohta, kas auto liigub elektrijõul või töötab mootor, kas akusid laetakse või neid kasutatakse. Küsimusele, kas Ampera soetamine tasub end ära, jään küll vastuse võlgu. Meil pole veel hindu välja kuulutatud, tõsi, riik toetab Ampera ostu 12 000-ga. Pealegi on Ampera tavaautodest madalama clearance'iga, mis teeb sõidu talvel problemaatiliseks. Aga kuna elektriautod on üldse täiesti erilised, siis eks minge küsigi ise proovisõitu. Järsku just siit saab alguse teie kiindumus rohelisematesse autodesse. Aga meie näeme teiega järgmises saates. Seniks nägemist!